Alustame aga eriti esinduslikust hoonest, sest see ongi just riigi esindushoone. Ja tõepoolest rüütelkonna hoone kohta võib öelda kaua tehtud kaunikene. 12 aastat projekteerimisprotsessi ja 3 aastat ehitust. Pille, tuletame kõigepealt meelde, kui vana see maja üldse on? See on natuke ohtlik küsimus esiteks selle rüütelkonna hoone puhul. Me võime rääkida päris mitmest majast. Inimesed valdavalt teavadki seda Toomkiriku poole suunatud uhket neorenessantslikku fassaadi, et see on rüütelkonna hoone. See on pärit 19. sajandi teisest poolest, aga tegelikult on rüütelkonna hoone kõige põnevam osa, mis selgus ka meie jaoks tegelikult selle barokne hoone, mis jääb Kohtu tänava poole. Ja siis on tegemist veel hoovimajaga ja siis ka Eesti Vabariigi ajal rajatud väikese sissepääsu ja trepikojaga, mis siis oli vajalik selleks, et siin saaks resideeruda välisminister, tolleaegne siis Julius Seljamaa. Ja siin olid ka tööruumid ja eluruumid ja esindusruumid Eesti Vabariigi ajal. Siin ruumides ongi olnud just nimelt Välisministeerium, aga ka näiteks Rahvusraamatukogu, mis veel? Siin on olnud Kunstiinstituudi ruumid ja Kunstimuuseum oli ju siin ka. Ja siis oli ka periood, kus see maja seisis väga õnnetusseisus, pea 5 aastat tühjana. Siin olid üsna tõsised veekahjustused, katus oli halvas seisus. 12 aastat projekteerimist ja siis veel seal 3 aastat ehitamist. See on tohutu pikk aeg. Millega see tegelikult ikkagi põhjendatud on, et nii kaua läks? No ta on suur hoone ja ta on keeruline hoone ka. Siin on suured otsused taga, on ka suured summad taga ja kui otsustajad vahetuvad, siis ka kontseptsioon muutub. Ehk siis kui võim muutub, siis muutub ka see, mida meil toodetakse. Kipub nii olema, jah. Selle tööprotsessi käigus võib öelda, et tabas teid ka mitmesuguseid üllatusi ja avastusi. Ma saan aru, et ka näiteks need sambad siin saalis on avastus. Jah, siin oli see vahesein ja siin oli uks, mis ei olnud teljel nende järgmiste ustega, aga selliste vanade väärikate hoonete puhul, nagu me näeme siit edasi, on ikkagi anfilaatsüsteem, see, ma teen uksed lahti, kõik, mul on pikad vaated ja nii edasi. Ja meil oli siis ettepanek, et kas me muinsuskaitsele, et kas me tohime seda ust nihutada. Et avaneks ka selline sirge sügavus. See tundus üsna radikaalne, aga muinsuskaitse aksepteeris seda, et okei. Ja siis hakati seda ust tegema. Ja siis üllatus, tulid need üsna hästi säilinud sambad sealt välja, nii et meil polnud seda ust üldse vaja. Kõige grandioossem üllatus oli muidugi üle 300 aasta vana plafoonmaaling. Kui juhuslik see avastus oli või kuidas see reaalses elus toimus? No ma võiks rääkida sellest tunde, sest ma ise olin tegelikult selle juures. See ruum oli tegelikult, seal oli 3 ruumi, see koridori osa ja 2 kabinetti. Siis võeti see sein ära, sealt tuli välja klassitsistlik laemaaling. Aga siis tuli veel natuke, et sealt mingi barokset fragmenti, jälle uued kooskõlased, muinsuskaitsele põhjendused, kirjad, kas me võime Eesti-aegse kips karniisi ära võtta. Ja siis, kui see kips oli ära võetud, siis tekkis sinna pragu. Ja siis tundus, et seal pragu taga on midagi. Pildistsime siis sinna taha, siis tundus, et seal on mingisugune hallikas, sinakas hall, midagi nagu. Ja ma läksin büroosse tagasi ja veel ütlesin ehitajatele ja Ilka Iobile, et siit tulevad veel pilved ja taevas ja pilved. Ja olin istunud võib-olla tunnikese, tuli meil pildiga, kus väike ingli silm vaatab august. See oli küll nagu midagi niisugust täiesti vapustavat. Kerli, siin maapäevasaalis on väga spetsiifiliselt niiskus, temperatuuri tingimused, kliima. Miks? No sellepärast, et need vapid on väga tundlikud
ja nende vappide siia saamine oli väga keeruline tegelikult, et ega väga ei tahetud neid siia lubada ja see oli ka üks tingimustest, et me loome siia piisavalt hea kliima. Meil on siin ongi akendel on üldiselt rulood ees, et valgus neid ei kahjustaks, on spetsiaalselt niiskusandurid, kõik, mis siis seda heaolu siin jälgivad. Kui me räägime nüüd sellest interjöörist, siis kuidas te enda jaoks sõnastasite selle, et siin on ju väga palju sellist vana ja samal ajal ka täiesti kaasaegset, modernset? No meie selline kandev idee oligi see, et me väldime üle restaureerimist. Kõik, mis on uus, on selgelt uus, et tekkiski selline kontrast ikkagi selle uue ja vana vahel, et see olekski siis see kummardus sellele ajaloolisele interjöörile ja kõik, mis on ajalooline, kõik need leiud, et me ei soovinud neid ka liiga üle restaureerida, nad oleksid liiga klanitud, et pigem just, et nad oleksidki veidi kulunud, ähmaselt aimatavad. Kuidas näiteks see mööbel sai selline, nagu ta on? Mööbel on meil suures osas kujundatud ise. Meie eritellimusmööbli jooniste järgi valmistatud, et seekord isegi sai valmistatud istemööblit, mis ei ole üldiselt väga tavapärane, et üldiselt istemööbli me oleme ikkagi valinud ostumööblina, aga siia hoonesse sai ka see projekteeritud. Mis sinu enda jaoks oli kõige suurem väljakutse? Nende ajalooliste leidude ja kõige selle kokkupanemine, et moodustuks ikkagi see suur tervik, sest neid ajaloolisi kihistusi on siin nii palju, et see on ikkagi selline paras popurii erinevatest ajastutest ja väga raske oli otsustada, et mida siis mingis ruumis konkreetselt nüüd näidata, sest et mõnes ruumis oli leide väga palju ja tihtipeale tuligi teha valik, et me ühe eemaldame ja näitame hoopis teist, et seda valikut teha oli tegelikult väga raske. Kui mõelda nüüd kogu selle pika ja mahuka töö peale siin Rüütelkonna hoones, siis millega te ise kõige rohkem rahul olete, et liigun siin praegu ja vaatan, et see tuli meil küll hästi välja? No võib-olla kõige suurem tänu on ikkagi see, et see maja toimib. Tasapisi hakkab nüüd teostuma ka Riigikantselei lähteülesanne, et selle hoone kaudu rääkida Eesti lugu või Eesti ajalugu.